kohal siis on esindajad ja ma annan mikrofoni üle Ilmar Kallasele. Lugupeetud pealtvaatajad, ma proovin nüüd iseloomustada siis veidi kolme tõugu: Eesti maatõug, Eesti punane ja Eesti Holstein. Kuna kõige arvukam tõug hetkel rindis on Eesti maatõug, siis ma veidi konkreetsete lehmade näitel kirjeldan nende välimikku. Ja kui nüüd Kalev saaks tulla ka teiste loomade juurde siin, kolm maatõugu lehma nagu kõrvuti, siis ma annan väikese võrdluse nende suhtes. Praegu nad on ilma numbrita, aga mütsil te näete numbrit 1. Selle lehma kohta võib öelda, et ta on nüüd hästi sügava kerega ja võib-olla, mis nüüd kõigil kolmel lehmal nagu väike puudujääk on, nende seljad on veidi läbi vajunud. Kindlasti on üks väga tähtis tingimus tänapäeval udav ja hea on, kui udarapõhja kõrgus oleks ülevalpool kannaliigest. Ja see udav peab püsima seal kõrgusel kogu eluaja jooksul. Ja kindlasti on väga tähtis see, kuidas peavad loomade jalad vastu. Ja jalgade puhul me vaatame sõrga, sõranurka ja jalgade asetust. Praegu tundub, et kõige parema jalgadega on minu ees asetsev lehm. Tal on väga hea kannaliigese nurk ja sõrg on hea. Ja nüüd, kui te näete, siis kui nüüd loom astub, siis nad peavad jalad maha panema hästi otse. Ja nüüd veel üks tingimus nagu lüpsmise juurde. Nisade asetus, nisade põhiasetus peaks olema ruudukujuline, et see on parim. Ja kindlasti, mida me peame jälgima, laudja nurk, et laudjas ei tohi olla tõusev. Ja praegu siis minust nagu kõige paremal pool asetseval lehmal on kõige parem laudjas. Ja nüüd ma läheksin siis Eesti punase tõu juurde. Siin on väljas siis Eesti parim lehm ja tema puhul võime nüüd tuua esile kindlasti kõigi kolme välimiku komponendi. See on siis kere, udav jalad ja kui me nüüd vaatame näiteks tema selga, see on hästi sirge, ta on hästi sügava kerega, hea ribide asetusega ja kindlasti on tal ülihea udav. Ja kui te nüüd, kes on tagantpoolt näevad tema nisade asetus on väga hea. Ja võib-olla tema jalg on veidi püstine, võiks olla ühe palli jagu saabeljam, aga ei ole suur puudus. Ja selle lehma välimik kindlasti saaks indeks ülihea. Kõrval asuv Holsteini lehm, tema puhul võime esile tuua kindlasti udavat, ta on hästi näärmekas udav. Võiks pikemad olla veidi taganisad. Laudjas on lai ja õige nurgaga ja kindlasti on tal head ribid. Ta on, nagu öelda, hea tootmisloom ja võib-olla ainult väike probleem on tema esijalad, mis asetsevad veidi laiali. Aga kindlasti on need eksemplarid Eesti parimad, mis te näete siin ja ma arvan, et võib teha neile aplausi. Nii täname Ilmar Kallast, tema oskab hinnata, oskab rääkida ja oskab veel palju muidki asju. Nii, suur tänu vistidele, olete vabad ja